paneel on päris pikk ja põnev ja palju teoreetilisi arutelusid. Ma ise valisin sellise natukene võib-olla empiirilisema teema, aga räägin siis sellest, mida on nagu meedia kasutuse kohta teada saadud integratsiooni monitooringutest, et lõimumisanalüüsides on meedia kasutuse uurimisel alati selline oluline roll, sest meediat võib pidada oluliseks nii sellises identiteedi loomises ja taasloomises, aga ka erinevate arusaamade, hoiakute mõjutamises. Ja Eestis, kus me liigume korraga nii eestikeelses, kohalikus venekeelses, Venemaa meediaruumis, aga rääkimata veel ka globaalsest meediaruumist, mis seal ümber on, ja kus ka need päris paljudel teemadel on päris vastakäivaid arvamusi välja tulemas, et siis see uurimine on võib-olla isegi seda olulisem. Et monitooringulaadsed uuringud, et nad on selles suhtes head, et nad käsitlevad hästi paljusid erinevaid teemasid ja on võimalik siis vaadata erinevate teemade vahelisi seoseid, näiteks meediahoiakuid ühelt poolt ja poliitilisi eelistusi või riigi identiteeti ja nii edasi, aga teiselt poolt, mis alati kõik meedia peatüki koostajad või meediauurijad teeb nagu jälle kurvaks, on see, et tegelikult see küsimuste hulk, mis ühele teemale, ka siis meediateemale selles monitooringus jääb, on päris pisikene. Et sellepärast ka sellist põhjalikku ülevaadet tegelikult sellest, mis meediat ja kui palju ja kuidas tarbitakse, tegelikult sellisest uuringust välja ei saa, vaid seal peab tegema omad valikud ja integratsiooni monitooringus on viimastel aastatel seda meediakasutust analüüsitud inimeste selliste hinnangute kaudu erinevate meediakanalite olulisusele ja usaldusväärsusele infoallikana. Ehk siis see tegelikult ei mõõda mitte niivõrd sellist objektiivselt, kuivõrd objektiivselt küsitluses seda üldse kätte saad, seda, et kui palju inimesed mingisugusele kanalile aega veedavad, vaid pigem sellist subjektiivset hinnangut erinevate kanalite sümboolsele sellisele olulisusele nende jaoks või autoriteedile. Ja teiselt poolt on fookus just meedia sellisel informeerival funktsioonil ja jättes kõrvale tegelikult kogu sellise meelelahutusliku osa, mida ju tegelikult on meie meediakasutusest tõenäoliselt palju suurem osa kui poliitikasaadete jälgimine. Aga teiselt poolt jällegi riigi seisukohast, eks ju, see sama selline info informeeriva rolli olulisuse analüüsimine on tõenäoliselt suurem ja see on ka see koht, kus võib-olla riik saab natukene ka ise mõju avaldada. Nii, ma lootsin väga tulla täna siia teie ette integratsiooni monitooringu kõige värskemate andmetega. Need andmed pidid olema selle kuu alguseks väljas, aga kahjuks siin kuri viirus ja muud põhjused on seda natukene edasi lükanud ja täna ma pean ikkagi olema siin oma vanade 2017 eelmiste ja natukene varasemate aastate andmetega, millest on hästi kahju, sest tegelikult ma tunnetan ja ma arvan, me kõik tunnetame, et selle viimase 3 aasta jooksul on toimunud hästi palju muutusi. Siin nii üldse selline poliitilises debatis nagu meedia roll ja peavoolumeediad ja nii edasi, ühel teemana ka sotsiaalmeedia, eks ju, selline ikkagi järjest kasvav mõjukas ja loomulikult ka COVID-19-ga seotud selline suurem infonälg, mis võib ka seda tegelikult neid muudatusi infotarbimises mõjutada, et need muudatused on toimunud, ma ka lihtsalt toon näiteks ja korraks ka ETV Plussi vaatajaskonna ka selle 3 aasta jooksul toimunud tegelikult 3-kordse kasvu, kui me vaatame siis seda igapäevase vaatamise osakaalu, et kui siin on mõned väiksed hüpped, eks ju, mis on seotud jalgpalli MM-iga ühelt poolt ja ka Eurovisiooniga, aga kui vaadata seda algust, seda, kust oli see uuring tehti, millest mina räägin, ja siis seda lõpp-punkti, eks ju, see on näha, et tegelikult siin on 3 korda on see muutunud, nii et siin on midagi toimunud, mida me ehk siis teame kuu või 2 pärast. Ja teiselt poolt näiteks võrreldes PBK-ga, et üldse saada selline tunnetus, et mida need 0 komad ja 1 komad tähendavad. Et ka tegelikult võrreldes näiteks PBK vaatamise osakaalu, et see vahe on oluliselt vähenenud, eriti nüüd siin kõige lõpus, kus PBK-s tegelikult Eesti uudised kadusid ja on ka kohe näha, et tegelikult sellel on mõju sellele vaatamisajale. Aga mida me nüüd tegelikult
saame integratsiooni monitooringus uurida, et võib-olla see põhiküsimus ongi siis selline meediakanalite olulisus infoallikata ning ma tõin siin välja 2017. aasta tulemused, aga nad on olnud üsna nii-öelda stabiilsed aastast aastasse, kus on tegelikult näha, et see Eesti ja vene emakeelega elanikkonna meediakanalite eelistuses on märgatavad erinevused, kus eestlased on väga selgelt orienteeritud sellisele Eesti, mis on siis need alumised, need sinised jooned, eestikeelsele meediale ja ikkagi on nagu eriti ETV on sellise usaldusväärsuse või olulisuses on hästi kõrgete tunnustega, samamoodi ka eestikeelsete ajalehtedega, kus jällegi Eesti vene emakeelega elanike puhul on tegelikult see konkureerivad, eks ju, nii kohalik venekeelne meedia kui Venemaa meedia ja tegelikult palju vähesemal määral siiski eestikeelne meedia. Kus kohalikest kanalitest, kui me PBK uudised välja jätame, siis kõige olulisem on siiski seni olnud venekeelne Aktuaalne Kaamera ning seejärel venekeelsed ajalehed ja uudisteportaalid. Ning seni siiski ETV Plussi olulisus on jäänud alla kohalike ajalehtedele ja uudisteportaalidele ning eestikeelse kanalite puhul võib vaadata, et see on oluline 1/4. Et kui nüüd võrrelda, mis on toimunud või mis toimus kahe uuringu vahel, siis aastast 14–17 hästi põnev on see, kui siia saab panna siis lõpuks selle 2020 sinna juurde, siis eeskätt võib näha, eks ju, et sotsiaalmeedia mõjukus on kasvamas ja samamoodi ka muu veebimeedia, nii siis kohaliku venekeelse meedia puhul kui ka Venemaa meedia osas ja teiselt poolt saab näha, et televisiooni selline olulisus on vaikselt kasvamas, aga samal ajal vähenemas, olulisus on vähenemas, samal ajal kui siin ETV, mis seal vahepeal loodi, nii et selle kohta sellist veel aegrida ei ole, et siis tegelikult ei ole näha, et see ETV venekeelsed programmide liikumine ETV Plussi oleks seal seda olulisust muutnud, aga nüüd väga põnev on näha siis, et mis on nüüd selle vahepealse 3 aastaga muutunud. Aga kus tegelikult see erinevus, mis on tegelikult oluline ja minu jaoks ka üks olulisemaid sõnumeid, mis sellest integratsiooni monitooringust välja tuleb, on tegelikult need erinevus just selles, kui hinnata sellist usaldusväärsust. Ja see usaldus tegelikult erinevate kanalite suhtes infoallikana, et see ei peegelda mitte ainult nende konkreetset kanalite usaldusväärsust, vaid ka üldse sellist üldisemat hoiakut inimeste ümbritseva meediaruumi suhtes, et siin võib selgelt näha, et need konkreetsed protsendid võib-olla ei ole olulised, aga lihtsalt see, kui kaugele see sinine joon on ulatub, et kui eesti-keelsete auditooriumi puhul on see kõige jälgimatavate kanalite usaldusväärsus hästi kõrge. Tõesti, ta ulatub sinna peaaegu 90%-ni, mis tähendab, et ikkagi et väga suurel osal elanikkonnast on see koht, kuhu seda usaldusväärset infot minna kuulama, siis vene emakeelega auditooriumi puhul, ka nendel kõige populaarsemate kanalite puhul, on see usaldus suhteliselt madal, eks ulatub sinna 50% kanti. Ehk siis ei saa öelda, et oleks selle kogukonna jaoks selgelt ühtseid autoriteetseid meediaallikaid ja ka üldse selline kanalite üldine usaldus on tunduvalt väiksem kui eestlaste puhal, ehk siis võib eeldada, et enamik inimesi üritab seda oma jaoks seda maailmapilti kokku panna erinevaid kanaleid kombineerides, et iseenesest selline konstruktiivne kriitikameel meediast tuleva suhtes on tänases meediaühiskonnas eriti kasulik, aga seal on selline õrn piir, et millal see selline kriitikameel muutub ka tegelikult üldisemaks natukene usaldamatuseks, eks ju, siis kõigi institutsioonide suhtes. Ja teine tegelikult jällegi oluline
välja tuua, on ka selline heterogeensus ka tegelikult nii-öelda või põlvkondade vahelised suured erinevused, mis kahtlemata on olemas ka Eesti auditooriumis. Ja need erinevused on aastate jooksul kasvanud, et ma enda jaoks näen seda katkestust seal kuskil 50. eluaasta juures, kus vanemate põlvkondade jaoks on jätkuvalt nii-öelda põhiliseks või olulisemaks infoallikaks televisioon ja teleuudised, aga nooremate põlvkondade puhul on domineerival kohal juba internetipõhised, ka siis veebipõhised uudiseportaalid, noorima vanuserühma puhul isegi ka tegelikult sotsiaalmeedia on see nii-öelda see infoallikas number 1 kõigi sellega kaasas käivate nii-öelda heade ja veadega. Nii samal ajal teiseks jätkuvaks trendiks on ikkagi nooremate põlvkondade hulgas eestikeelsete meediakallikate olulise kasv, selle oluliseks on pidanud umbes 1/3, aga samal ajal see ei ole kaasa toonud ka Venemaa meedia nii-öelda olulisuse vähenemist, et on küll toimunud nii-öelda nihe Venemaa televisioonilt pigem internetipõhistele allikatele, mis jällegi kahtlemata on oma sisult ja vormilt, mitmekesisemad, kui on teleprogrammid. Et kui panna nüüd kõik need kanalid koondatult kokku, nii ühelt poolt keele ja teiselt poolt päritolu maa põhiselt, et võib siit välja tuua, et sellise ikkagi kõige suurema ühisosa moodustavad kohalik venekeelne meedia, et vähemalt 89% on leidnud endale mingisuguse kohaliku allika, mida ta peab oluliseks, olgu see siis raadio või ajaleht või uudiste portaal ja peaaegu sama suur hulk inimestest jälgib ka Venemaa meediat, kus siin jällegi põlvkondade vahel on nihe nii-öelda liikumine televisioonist internetipõhisele ja eestikeelset meediat peab oluliseks alla poole vene emakeelega elanikkonnast. Ja ERR-i kanal, mis ma olen lihtsalt välja toonud, kuna see on avalik õiguslik kanal, et kus see selline olulisus või sümboolne olulisus on umbes 3/4 venekeelse elaniku jaoks ja see osakaal tegelikult ei ole muutunud võrreldes 2014. aastaga, hoolimata ETV Plussi vahepealsest tulekust. Et nüüd küll kui veel korraks piiluda seda, või vaadata siis nende teiste võimalike tunnustega seoseid, et siis meediatarbimisorganisatsiooni kõige tugevam seos on eesti keele oskusega, mis on ka iseenesest loomulik, et vabalt ja hästi eesti keelt tarbivad või valdavad inimesed jälgivad rohkem eestikeelseid kanaleid ja natukene vähem venekeelseid kanaleid, nii kohalikke kui Venemaa omi, aga samal ajal jällegi 1/3 hästi eesti keelt oskavaid inimesi ei ole hakanud eestikeelset meediat jälgima või ei pea seda oluliseks infoallika, ehk siis me ei saa öelda, et keeleoskuse kasvam automaatselt tooks kaasa selle, et liigutakse eestikeelsesse meediaruumi. Samas võib välja tuua ka sellise seose kuuluvustundega Eestisse, mida integratsioonimonitooringus on mõõdetud sellise konstrueeritud riigi identiteedi indeksi kaudu, aga võib-olla selle sisuline on just see, et kuivõrd tugevat kuuluvust tuntakse Eestiga, kus on ka selge, et mida kõrgem on see indeksi tulemus, siis seda olulisemaks peetakse ka eestikeelseid, kohalikke venekeelseid ja avalik-õiguslikke ehk siis ERR-i kanaleid ja sama ma ei toonud küll seda joonist siia juurde, aga sama kehtib ka tegelikult selle usalduse koha pealt, et see tugevam see kuuluvustunne tõstab ka kohaliku meedia ja eestikeelse meedia suhtes usaldust. Ja samal ajal, kus see madal kuuluvustunne või madal riigi identiteedi indeksi tegelikult pigem näitab usaldamatust kõigi kanalite suhtes. Et siis sellist skepsist tegelikult nii Eesti kui Venemaa meedia osas.
Ja vanuse osas on näha, ma juba korra mainisin seda, et vanuse vähenedes või siis nooremates põlvkondades eestikeelsete meediaväljaannete kasutamine infoallikana kasvab, samas jällegi avalik-õiguslike, ehk siin all põhiliselt saab öelda ETV Plus ja Raadio 4 ja mingil määral ka eestikeelseid kanaleid, siis nende allikate kasutamine ei kasva, ehk siis noored tegelikult ei ole ei võtnud üle Raadio 4 ega aga ETV Plussi. Et kui nüüd vaadata, kuidas need orientatsioonid konkreetsete inimeste meediakasutuses kombineeruvad, ehk siin ma olen püüdnud konstrueerida sellised tüübid, meediakasutajate tüübid, et alati siin peab hoiatama, et see on selline lihtsustus ja selline julm lihtsustus, et peab vaatama sellise väikese skepsisega, et siis võib öelda, et umbes siis natukene alla poole, ehk siis need tumesinine, sinine ja oranž rühm on neid inimesi, kes peavad eestikeelset meediat oluliseks allikaks, kellest siis 2/3 jälgivad samas ka kohalikku venekeelset ja Venemaa meediat ja umbes 1/3 on selgelt eelistab eestikeelset meediat, ehk siis see 13% kõigist, kes peavad olulisemaks ja usaldusväärsemaks just eestikeelset meediat ja natukene siin rist arvutada, siis ütleme nii, et keskmisest rohkem on selles rühmas on just nooremaid ja naisi, meestest rohkem ja ka spetsialistide, juhtide ametikohal all töötajaid ja samuti ka rohkem Eesti kodanikke ja ka neid, kes elavad siis väljaspool Tallinnat ja Ida-Virumaad, ehk siis rohkem selles eesti keele dominandiga piirkondades. Ja nii-öelda selle usaldava, ehk siis see suur oranž lõik seal, usaldava meediakasutuse rühma kuuluvad inimesed, kelle jaoks on Venemaa kanalid ja kohalikud venekeelsed kanalid on olulisemad, usaldusväärsemad kui eestikeelsed, aga samas nad on ka hoolsad eestikeelse meedia jälgijad. Sellesse rühma kuulub ka jällegi rohkem keskmisest naisi, pigem seda keskmist põlvkonda, ka rohkem eesti kodakondsusega ja tegelikult ka keskmisest kõrgema eesti keele oskusega ja kõrgharidusega inimesi ja jällegi, kes elavad pigem väljaspool Tallinnat ja Ida-Virumaad. Aga väiksema rühma, selle 9%, selle helesinise rühma moodustavad need, kes ka jälgivad nii vene kui eestikeelseid meediakanaleid, aga kes just on üsna kriitilised selle meediast saadava info suhtes, ehk nad annavad oma kriitilise või ei usalda üleliia ühtegi allikat, vaid jälgivad seda kriitiliselt. Mis on jällegi see grupp, kus on keskmisest rohkem noori ja kõrgharidusega inimesi ja tallinlasi ja kes ka kahtlemata on parema eesti keele oskusega. Siis 1/3 ehk see suur hall lõik on siis põhiliselt siis Venemaa meediale ja ka kohalikule venekeelsele meediale orienteeritud inimesi, kes ei tarbi eesti meediat, eestikeelset meediat praktiliselt üldse ja kellel jällegi see usaldus on suurem venekeelse meedia suhtes või Venemaa meedia suhtes kui kohaliku venekeelse meedia suhtes, mis on jällegi iseloomulikum vanemale põlvkonnale, põhi- ja keskharidusega inimestele ja ka ida-virumaalastele ja nendele, kellel tegelikult eesti keele oskus ongi väga madal. Ja veerand, ehk siis seesama oranž, heledam oranž nurk on tegelikult neid inimesi, kes ei pea üldsegi sellist meediat oluliseks, jällegi vaatame seda info mitte või meelelahutuse seisukohast, kus selles rühmas on jällegi rohkem mehi ja noori, ja kõige rohkem isegi tegelikult noori mehi, eks ju, lihttöölisi, määratlemata kodakondsusega inimesi. Ja selle rühma puhul on just tegelikult oluline see, et nad on läbi selle meedia mittetarbimisega, madalama informeeritusega ja on üldsegi tegelikult kõige võib-olla
suuremalt või tunnetavad kõige suuremat sellist tõrjutust ka üldse ühiskonnast, ehk kes on nagu üldsegi vähem ühiskonda ka seotud. Ma saan aru, mu aeg sai kahjuks nüüd otsa, ma tahtsin ikkagi selle joonise ära näidata, et ma siis võib-olla räägin, lubati lõpuni räägida, et lihtsalt paar punkti, mis ma välja tooks, ma olen selle kõik, mis ma tahtsin öelda, on tegelikult öeldud. Et kui vene emakeelega elanike puhul võib öelda, et siin nagu konkureerivad, eks ju, kohalik venekeelne Venemaa meedia ja vähesel määral eestikeelne meedia, ehk siis võib öelda, et tegelikult see meediakasutus on teiste inimeste puhul nii mitmekesine selle kogukonnaga terviku kui ka iga konkreetse meediatarbija puhul, aga just on oluline see, et selliseid ühtseid autoriteetseid kanaleid ei ole ja see üldine usaldushinnang on väiksem kui eestlaste puhul. Oluline on ka välja tuua see, et ikkagi see internet ja veebipõhine meedia olulisus on kasvamas ja televisiooni olulisus on vähenemas, nii Venemaa meedia, aga ka tegelikult nagu selle ETV Plussi seisukohast, eriti kui vaadata nooremat põlvkonda ja just see põlvkondade vaheline erinevus on väga suuresti kasvamas. Ja mis võib-olla viimase punktina, et ka see küsimus keeleoskusest, et eesti keele oskuse kasv küll kasvatab eesti keele meedia jälgimise kasvu, aga see ei ole selline, ma ei tea, võrdeline muutus, vaid et tegelikult ikkagi ka eesti keelt väga hästi oskavad inimesed tegelikult vajavad endale head ja informeerivat venekeelset meediat enda selle eestikeelse kõrvale. Aitäh!